Tere, minu nimi on Mihkel Nuvis, esindan siin sellist ettevõtet nagu Digmatics ja minu ülesanne on olnud siis arvete tegemine, kui hästi üldiselt öelda, aga laiemas mõttes siis tegelemine andmetega, andmeladude ehitamine, mudelite kokkupanek ja andmeanalüütika, et see on selline igapäevatöö. Aga tänane teema ei ole nii palju andmetest, kui on AI-st ja kasutan AI-d juba pikemat aega ja olen leidnud, et AI ja andmed käivad väga hästi koos ja AI-ga on võimalik väga efektiivselt luua erinevaid päringuid, aruandeid, numbrilaudu ja nii edasi ja midagi nagu tahaks jälle näidata. Et Digmatics ettevõtte põhifookus on majandustarkvara Business Centrali juurutamine meie klientidele, aga kuna Business Central andme sisestamiskohana vajab ka andmete töötlust ja aruandluse kohta, siis on ka BI-l ehk äriaranalüüsil siin kõrval oma roll ja siit edasi ka AI-l. AI tuli meile mürinal sisse mõned aastad tagasi ChatGPT nimelise vestlusrobotiga. Ja kui me meenutame tolleaegset võimekust, siis ega ta veel väga palju midagi ei osanud. Et me teame, et nad põhinevad sellisel nähtusel nagu keelemudelid, ehk siis on õpetatud üle kogu interneti kokku kogutud info pealt midagi teadma. Ja meie osa oli see, et me võisime küsida ja siis ta selle info põhjal oskas vastata. Ajapikku lisandusid erinevad võimekused juurde, funktsionaalsused. Lisaks vestelda oskas ta internetis otsida, oskas pilte joonistada, oskab tänapäeval väga häid pilte teha, muusikat teha, videosid teha, kõik see on radapidi juurde tulnud, et AI-st on saanud väga tõsine tööriist igas eluvaldkonnas, professionaalses kasutuses kui ka kodukasutuses. Igaüks leiab siit midagi. Aga nagu me siit oleme tähele pannud, et kuna ta on õpetatud maailma andmete pealt, siis meie oma ettevõtte põhiseid andmeid ta ei tunne nii vaikimisi. Ja kui me võime küsida fakte erinevatest eluvaldkondadest üldiselt, siis näiteks firma kohta küsida, kui palju kasum oli või millised on top kliendid, siis seda saavutada peab natukene AI-d ette valmistama. Kui konkreetset näidet, mida ma toon siin, baseerub Business Centrali peal, et Business Central majandustarkvarana on aastaid ja aastakümneid juba kasutusel olnud ja areneb koos kõigi trendidega kaasa ja ka AI kasutamine seal selles keskkonnas on muutumas juba tavapäraseks. Ja see vahend või tööriist, mida siis Business Central kasutab, on Microsofti enda toode Copilot. Ta on sisuliselt, ta on veel väga küllaltki uus asi seal Business Centralis ja nad ütlevad seal ka, et see on alles katsetuse järgus, aga täna saabki näha, et mida ta siis võimaldab või tuua mõned näited. Aga ma ei näita ainult Copilotit, räägime ka teistest, keda on siin võimalik või mida on võimalik kasutada igapäevaselt. Näiteks ChatGPT või Cloudi, Anthropicsi toodet. Et siis Copilotil, kui Microsofti tootel on see eelis, et ta on integreeritud kogu selle Microsofti keskkonda ja oskab suhelda väga erinevate rakendustega, mida Microsofti portfellis leiab, Excelid, PowerPointid, Wordid. Ja teine või üks oluline punkt, miks tihti otsustatakse Copiloti kasuks, on see, et ta on lubatud Microsofti poolt turvatuna, et andmed, mis sealt kaudu läbi käivad, kuhugi levima ei lähe. Mis ei ole alati tõene näiteks teiste AI agentide puhul. Copilot on siis, tegelikult on ta meil ükskõik, mis kujul me teda kasutame, millises rakenduses, on ta ka vestlusrobot. Ta võimalik kirjutada mingeid küsimusi ja ta vastab selle peale.
aga lisaks, et ta ainult vastab, ta oskab ka üht-teist juba teha meie eest. Mitte võib-olla veel kõike, mida tahaks, aga liigub sinna suunas küll, et varsti võiks need funktsionaalsust arv nii palju suur olla, et ei pea enam ise midagi tegema, et ainult juhendad, mida sa tahad ja ta teeb seda ära. Kõikide enda AI-de puhul, kui me tahame teda kasutada tõsiselt, siis on vaja ikkagi saada litsenseeritud varianti nendest, et on vabalt kasutatavaid variante, aga kogu funktsionaalsus avaneb siis, kui me selle eest oleme nõus ka maksma mingid kuutasud või lepingulised tasud vastavalt lahendusele. Et siin peab seda alati arvestama, et kui me Microsoft puhul räägime, siis meil peaks olema Copiloti litsents ja Business Centrali litsents ka, kui me koos kasutame. Ja siis me saame neid rakendada. Ja miks me peaksime teda üldse kasutama on see, et ta võimaldab meil suhelda oma rakendusega inimkeeles, et me ei pea täpselt teadma neid tehnilisi termineid, kuidas päringut kokku panna, millistest tabelitest otsida, millistel tingimustel. Me ütleme talle täpselt seda, mida me tahame ja üldjuhul ta saab aru, vahel mitte päris, et ma ütlesin 100% nad ei ole töökindlad. Vahel võib sama küsimus mitu korda esitada ja iga kord erinevat vastust saada või mõnel korral ta ei saa aru, mida küsid ja teine kord jälle võtab väga hästi kokku selle, küsiti, et annab õiged vastused. Et eks see käib asjaga kaasas, peame ikkagi silmas pidama, et AI kui nähtus on veel päris uus, mõned aastad arenguks on olnud, aga veel palju aastad on ees, et nagu ma olen öeldud, et see AI, mida me täna kasutame, on kõige halvem, kõige aeglasem ja kõige lollim, mida me igas tulevikus hakkame kasutama, et see areneb nii palju kiiresti, et uskumatu kui palju, et mis meid veel ees ootab sel teemal. Aga lõpptulemus jah selline, et tõenäoliselt tuleb aeg, kus ise ei peagi midagi tegema, ainult siis juhime oma AI agente ja nemad teevad selle ära, mida meil vaja on. Ja siis vibe koodimisest on siin räägitud juba aasta-paar, kus me saame koodi kirjutada ainult töös, mida me tahame ja AI kirjutab meile selle rakenduse valmis. Aga siin mõned aeg tagasi kuulsin vibe töötamine juba, et uus termin, et see siis võiks olla see tulevik, mille poole pöördume, et ise ei pea midagi tegema. Midagi peab alati tegema, tuleb alati aru saada, et siin on ka omajagu haipi sees, et kas asjad kõik nii roosilised on, oma kogemustest oskate ka öelda seda, et mõned töötavad, mõned asjad, mõned mitte. Aga läheme siin edasi demo juurde, et nende slaididega rohkem siin näidata ei ole. Võtan siit kohe ette Business Centrali. Business Central on see veebirakendus tegelikult kuskil pilves töötamas. Ja ma olen siin sisse lugenud korra värskenduse, et siin ei ole sessioon aegunud, kontrollime üle ja kõik on okei ja see on demo keskkond, demo ettevõte. Leian Copiloti ikoonikese, avan siit ja nüüd see chati aken tuleb siis eraldi paani peale siia paremale poolele. Ja põhimõtteliselt siit ma võingi saada esitada küsimusi. Et see, mida Copilot siin võimaldab, tegelikult võimaldab igast asju küsida, et kui ma tahan teada, kuidas ühte või teist asja läbi viia või abi saada, et ta on selline nagu elav help mingi protsesside tegemisel. Aga samas ma võin ka küsimusi esitada näiteks andmete kohta, mis on tänase päeva teema, et midagi teada saada andmetest ise otsimata. Võiks olla, et küsime ta just, et kuur oli 225 aasta müügikäive. Vaatan, kuidas sellele vastab, et õigesti. Jällegi, et mõnikord see töötab, mõnikord aga mitte nii väga. Me näeme siin ka, et Copiloti juures on väike viide, et tegemist on eelversiooniga, et vabandatakse ette juba ära, et ära ootasid 100% õigeid vastuseid. Tema puhul on siin muidugi natukene ka see raskus, et ta võtab mõnda aega, aga seekord üsna kiiresti ja ta ei teinud mitte midagi, aga andis mulle siia ühe linkimisviite, kuhu peale klikates ta nüüd avab eraldi analüüsi akna. Power BI või Business Centrali sisse on ehitatud analüüsi võimalused, mida saab kasutada ka ilma igasuguse AI-ta, aga siis AI kasutab
selle võimaluse ära ja näitab neid tulemusi siin. No ja seekord esmakordselt ma näen, et esimesel katsel on õigesti käitunud. Et tõepoolest meil on siin aasta 25 ja summa on 365. Ja siit edasi me saame neid aruand ise, kuna see töövahend on tegelikult vabalt kasutada, siis saab neid omaette või juurde igast infot tuua siia, nii palju kui keegi seda oskab teha. Panen pealt selle akna kinni, et see oli selline esimene küsimus. Ja sellist küsimusi võib erinevad välja mõelda, aga jah, nagu mõtlesin, et ärge oodake, et siin alati õiget tulemus saab ja teinekord ta küsib üle või teinekord ütlebki, et ei saanud aru korda täpsemalt. Ma olen siin mõned näited veel toonud, mul on siia kuskile maha salvestatud promptid. Et näiteks, kui ma tahan analüüsi teha, siis mõnikord on tal parem, kui see tabel, mille pealt analüüsib, on juba ette avatud. Ja näiteks ma tahan finantsanalüüsi teha pearaamatukannete pealt, siis ma kõigepealt annangi talle siia prompti, et ava pearaamatukannete leht. Jälle otsib selle info põhjal. Et hea on see, et ta töötab eesti keeles. Mul on muidugi Business Central ka pealt siin eesti keelne. Võimalik, et ta toimib paremini, kui on inglise keeles keskkonnas. Nii, midagi ta mulle siia nüüd tõi, otsene kulu. Ma oleks oodanud, et ta avab mul selle. Okei, ma siis klikkisin nüüd lingi peale, avas selle ära ja nüüd on mul pearaamatukannete tabel siin olemas. Ja kui mul on see tabel lahti võetud, siis põhimõtteliselt mul on võimalik avada siit omaette Copiloti aken, millega ta analüüsib seda sama põhjal avatud vaadet. Ja siia ma võin juba kirjutada mingeid teisi. Proovin veel kord seda, kui suur oli müük 2025. aastal. Vaatame, kas saab hakkama. Ja näed, ütles siia 0 summa. Midagi ta sellest ei meeldinud, et võimalik, et mingisugune filter ei ole päris see. Vaatame, siin kuupäeva filter on 2.25 ja muid filtrid ma ei näegi. Et seekord see päring on läbi läinud. Alati saab otsast peale alustada, siin on veel mingisugused kontod, võimalik, et see eelmise konto pealt kuskilt avanes mingi piiratud vaate pealt piiratud, aga nüüd juba ära. Nii, aga proovime veel. Võtame siin kliendiandmete kannete pealt. Läheb siis aega. Tõenäoliselt jah, kogenud kasutaja suudab need tabelid kiiresti avada enne, kui see AI nad üles leiab. Et siin ei ole see koht, kus saab võistelda. Nii, miks ta mulle seda listi ikkagi ei ava, ta avab mulle. Hästi tulid müügikanded ette. Vaatame, mis siin veel on. Ma saan võtta näita müük 25. klientide kaupa. Võtame siit jälle lahti selle miniakna. Paneme prompti, genereeri. Ja ootame, kas tulemus tuleb. Jah, seekord ilus tulemus. Küsisin klientide kaupa müüki 25. aastal ja sain sellist klienti. Tegemist on tema andmetega, et siin palju kliente ei ole, aga müügisummad on olemas nende järgi ka. Ja siis ma saan siit pealt võtta, millised on hetke kliendi võlgnevused. Vaatame, kas see küsimusega vastata oskab. Seda korda ei osanud. Siin saab alati minna veel tagasi eelmise tulemuse peale, et siis saab siin näha, et tõenäoliselt tuleks konde pealt minna korra veel tagasi. Päris algusvõrd paneme selle lehe pealt. Ma teen siit veel ühe katse. Genereeri, kliendi võlad. Ja nüüd on olemas. Et
kui ma läksin, tal tekivad siia erinevad vaated, siin on seesama müük klientide kaupa on olemas, nüüd tegi uue vaate kliendi võlgade kaupa. Ma võin neid salvestada, võib kustutada ja järgmisel korral, kui ma tahan sama aruannet kasutada, mul on siin juba olemas. Sedasi käib. No, teeme prooviks veel ühe katse. Mul on siin kaupade kohta ka, et näiteks millised olid kaupade jääkkogused. Millised on kaupade jääkkogused ehk siis laoseisud. Annan talle otsimiseks. Ja vaatame, kuidas selle tulemuse lahendab. Nii. Tõi jälle 3 kaubakaarti ja siis on siin link, mille on kaupade nimekirja lahti. Jah, tuli ilusti selline kokkuvõte, ta mitte ainult laoseisud ei too välja, kui palju on mingid, see on siis kaupa, palju ostutellimustel, palju müügitellimustel, palju on vaba kogus ja palju on laos kogus. Et see on selline üsna põhjalik tabel, siit välja tuleb, et saab aru küll, mida küsitakse. Tagasi vaatame, mis on veel. Näiteks millised on, teeme siis niimoodi, avame kaubakannete tabeli. Kõigepealt jälle, et sealt nagu fokusseeruda ühele tabelile. Nende päringute puhul peame arvestama, et ta peamiselt oskab tegeleda ühe tabeli kaupa. Et kui me tahame kombineerituid päringuid teha, kust andmeid tuleks justkui mitmest tabelist võtta, sisemistest tabelitest, siis sellised päringud siin ei tule välja, et need on ikka ainult ühe tabeli pealt. Ja siit ma nüüd saingi kaubakannete tabeli ja enim müüdud kaubad. Ja unustasin eelmine kord ära kustutada, et seesama, millist kaubad müüdi enne, et see päring oli juba enne eelnevalt tehtud ja ta jättis selle meelde ja andiski mulle kohe esimese tulemuse. Muidu oleks andnud lihtsalt kaubakannete listi, aga enim müüdud kaubad siis tuli sellise tabelina juurde. Et selline näide GoPilotist, kus ta meil siin eksisteerib ja mismoodi neid küsimusi saab teha, aga siin on peab olema kannatust, et need õiged küsimused ette valmistada, mis töötavad või mis enamasti töötavad, aga on ka sellised, millest ta ei pruugi aru saada. Aga andmed teha läbi AI ei ole siis GoPiloti võimalus, et võib kasutada ka muid võimalusi. Et võtame korra tagasi ja tabel uuesti. Et natukene mugavam seda, mis ma leidsin, on teha neid päringuid mujal kui Business Centralis, aga selleks oleks vaja need andmed kätte saada ja kõige lihtsam on eksportida siit Excelisse. Et ma võtan pearaamatu kannete tabeli lahti uuesti, pearaamatu kanded. Võtan siia selle algsele vaate peale, kus on toorandmed. Teeme nii, et kõik, mitte siis kanded, vaid need vaated. Ja mul on võimalik neid välja eksportida. Ja nüüd ma olen ära kaotanud selle ekspordi lingi ja teeme siis niimoodi. Kasutan klassikalist otsingurežiimi. No nüüd ma ei saa nüüd tõestada, et neid on võimalik välja eksportida, et mul on kadunud see välja eksportimise nupp siit eest selle vaate pealt. Aga kui te võite uskuda, et siin kuskil see nupp on. Ma saan nad Excelisse välja eksportida ja nüüd seal Excelis juba tegutseda edasi AI kasutades. Ma olen nüüd muidugi enne juba välja eksportinud, et seda asja kiirendada. Sellist ekspordil peate muidugi silmas, et palju neid kandeid on. Teinekord on võimalik piirata kuupäeva, näiteks mingi aasta või kuude kaupa, et ei oleks andmemaht väga suur, et miljoneid ridu Excelisse ei saa.
aga muidu siis küll ja see välja eksporditud tabel näeb mul selline välja. Pearaamatu kanded, kontod, dokumendinumbrid, dimensioonid, summad. Siin on siis kliendid hankijad, kui on seotud kliendi hankijaga, et selline suht tüüpiline tabel pearaamatu kannetest. Ja nüüd Excelis endas on võimalik ka kasutada AI abilisi. Copilot on kõigepealt, Copiloti nupp tekib siia, see tekib, kui teil litsents on, kui litsents ei ole ametlikku, siis Copilotit siin kasutada ei saa. Ja kui ma selle siin klikkan, siis avaneb nüüd Exceli kõrvale chati aken, vestlusaken, kuhu ma siis saan prompte sijastada. No, võtame siit uuesti, küsime ikka sama klassikat, kui suur oli müük, vaatame, kuidas Copilot sellest aru saab. Tal ei ole, üks teine veel jätsin mainimata, et tal oleks rohkem konteksti, et kanded kanneteks, aga kontoplaan on ka siia juurde lisatud, samamoodi eksporditud Business Centralist välja ja lisatud ühe Exceli faili sisse eraldi lehe peale, et see kontoplaan on mul siin nii, nagu ta on defineeritud Business Centralis, et see annab rohkem seda sisu, et kontonumber sinna vastu teab, millega on tegemist. Ja vahepeal me näeme, et ta on siin mulle vastuse juba teinud, 25 aasta müük oli 401 667. No, jääme uskuma, siin kontrollida väga ei saa, tuleb ise need kontod siis filtreerida ja vaadata. Aga teine võimalus kontrollida niimoodi, et kasutame mõnda muud AI-d, et võtame siit ChatGPT näiteks. Kuidas neid siia saada? Kui Copilot tekib automaatselt, kui litsentsi olemas on, siis Cloudi ja ChatGPT peate installima läbi add-in ja siit leiate, kui otsida OpenAI-d või Cloudi, leiab need add-in'e, mille saab siis lisada oma Exceli juurde. Minul on see juba tehtud, et võtab siit ChatGPT lahti samas Exceli sees ja kasutame sama prompti siia ka. Jällegi ta analüüsib, mida ta üldse näeb selles Excelis, saab aru, et siin on olemas pearaamatu kanded, oskab aru saada, millised nendest kontodest on seotud müügiga. Ma ei tea täpselt, kuidas sellest aru saab, tõenäoliselt kasutab konteeringu rühma või konteeringu liiki, kus on öeldud, et tegemist müügiga. Ja summeerib siis nende kontode pealt käibed kokku vastava aasta filtri sees. Ja kui ma näen nüüd seda numbrit, siis oli see siin, eks ole, 401 667, vaatame, liitan korra Copiloti peale, 401 667. Leidsid õige, no nüüd võime öelda juba, et õige number, et ühtemoodi eksida kahel ei saa. No, proovime Cloudiga ka, võtame selle Cloudi chati akna lahti ja paneme siia seda sama müügi küsimuse. Saab veel valida alati ka, mis mudelit ma kasutan, et tarnijatel, kes AI-d pakuvad, on omad mudelid, kallimad ja võimekamad ja natuke odavamad ja kiiremad. No, laseme talle selle küsimuse ka siia peale. No, usun, et tuleb sama number, ma olen neid siin enne juba kontrollinud testi. Vähemalt sellisest küsimusest, kus toorandmete pealt mingi summa kokku võtta ei tekita probleeme. Et nad saavad kontekstist aru, saavad aru, mis on müük, mis on ost, mis on kulud ja oskavad selle põhjal andmed kokku võtta. Ja näed seda aega ka, kui palju kulub, et see on siis kuskil minuti paariga leitakse kätte. Nii, siin ta isegi ütleb täpselt, kuidas ta leidis, et sellised kontod leidis, mis on müügikontod. Ja ta veel arvutab tulemust. 401 667, nii et sama number juba mäletab ja siia toob veel detailsemad vaadet ka. Nii et sama tulemuseni jõudsid kõik. No, selline ühe summa kokkuvõtmine ilmselt väga huvitav ei ole, et meid huvitab näha ikkagi mingisuguseid väljavõetud aruandeid selle pealt, et anname talle sellise ülesande, et koosta kuluaruanne 225 aasta kohta osakondade lõikes. Nii. No, vaatame, mis ta teeb. Hästi lihtne. Midagi ei täpsusta, kus on meil osakonnad või millised on meil kulukontod. Vaatame, kuidas ta nendest aru saab.
kuna meil on siin department tähis on juba olemas, siis pole siin keeruline aru saada, mis neil on. Ja nüüd näete, kui ta teeb ise, see on nüüd see koht, kus ta mitte ainult ei vasta, vaid ka tegutseb, ehk see, kus siis vestlusrobot muutub agendiks, kes ka midagi ära teeb. Et siin on nüüd näha, kuidas ta hakkab seda aruannet kokku panema, et laivis põhimõtteliselt siis lisab veerupäised, lisab pealkirjad ja seda on põnev vaadata, see on alati meeldiv vaadata, kui keegi tööd teeb. Näeme, kuidas siis jupikaupa neid numbreid siia juurde pannakse. Nüüd leidis kulukontod meile. Pani need ritta ära ja nüüd peaks hakkama arutama sinna kõrvale siis ka, kuidas kulusummad jaotuvad nende pealt ja näeme, veergudesse, osakonnad on siis veergudesse toodud. Ta kõigepealt ehitab sellise üldvaate valmis ja siis lõpus vaatab üle üldkujunduse ja et oleks natuke paremini loetav. Selle viimistluse jätab ta siis viimase tegevusena. Näed, ma näen siin juba mingit apsu, kus tööjõukulud läksid kuidagi nihkesse eraldi kohtadesse. Vaatan, kas sellest ise aru saab. Ja ma juba näen tekstist, siin ta küsib veel kinnitust üle. Mõnikord on vaja, kui on kahtlane tegevus, siis ta küsib luba, et seda tohib läbi viia. Ta sai aru, et tal läks tööjõukulud valesse kohta, et ta tõstis nad õigeks. Siis asja juhtub. Ja siin on. Seda hakkab juba lõpetama. Et meil pealt tema andmed ei ole väga suured, et siin on see andmemaht töödeldav. Ma ei ole proovinud, kuidas teeb, kui siin oleks umbes 500 000 kannet. Aga ma arvan, et mitte väga palju kauem, sellepärast, et tegelikult ta ei liida ega lahuta seal midagi, vaid ta täidab seda tabelit valemitega. Ja valemil pole väga suurt vahet, kui palju ridu sinna valemisse on märgitud. No näeme, et ta juba teeb siin kokkuvõtet ja viimane viimistluse ka peale, nii et oma kuluarande tegi ära. Palju meil siin kulus? 5 minutit. Ja kui me vaatame, mis siin tulemuseks on, siis võtame siit lahti ja näeme siin valemites, et siin on SumIFi valemid, kus ta on siis. Et kasutab, mitte ei kirjuta lihtsalt numbreid, vaid paneb valemitena, ehk siis meil on võimalik seda sama aruannet uuesti kasutada, kui alusandmed muutuvad, pearaamatu kanded tekivad juurde, siis me saame lihtsalt sama aruannet juba taas kasutada, värskendame või laseme tal valemid üle vaadata, kuna andmeid on juurde tulnud. Ma võin talle ka öelda, et tee selle põhjal 2024 kuluaruanne eraldi lehele. Kuna tal peaks nüüd see mall juba olemas olema, see ei võta palju aega ka eelmise aasta kohta sama aruanne kokku panna. Ütleb, dubleerin lehe, muudan valemid 24 aasta peale. No juba nägime, et praktiliselt juba tegi ära. Nii, ta siin teeb veel kokkuvõtteid, mida ei pea vaatama, aga nüüd ma näen, siin on 2 lehte. Näeme, et numbrid muutuvad ka kenasti. Ja ma võin ta siin. Ja niimoodi võib edasi. Võib näita mulle, kuidas andmed muutusid, millised kulud olid kasvasid, millised kulud vähenesid, et me saame jätkata vestlust juba nende andmete põhjal, saame minna detailsemaks, kui me tahame, näiteks me saame küsida, et näita mulle seal kontoritarvete kulu dokumentide lõikes, mille peale seal kulus ja nii edasi, et on meil nii aruande kui ka analüüsi vahend, et aitab leida neid tulemusi, mis me seal on teinud. Aga see on selline kuluaruannet, et kui natuke tõsisema ülesande andsin, siis ma olen ettevalmistanud sellega, et proovisin kõigile neile 3 AI agendile anda ühe ülesande ja selle ülesandeks ma andsin prompti, et siin see prompti kirjas ei ole, aga kõlas see selliselt, et koosta mulle kasumi aruanne 25. aasta kohta ja võrdle seda 24. aastaga. Ja vaatame tulemusi. Jälle, kui nad seda tegi juba pikemalt, et siin meil aega ei ole, et uuesti läbi teha laivis.
aga vaatame, mis sellest välja tuli selle prompti peale, et see on meil nüüd Copiloti tulemus. Copilot tegi meile sellise kasumiaruande. No, see on üsna kompaktne, kasumiarvete read, brutokasum kokku, siis on muud kasumid, kulud-tulud, ärikasum kokku, veel lisakulud ja lõpuks aruande puhaskasum 25. aastal 20. Ja 24. aastal on siin ka võrdlus olemas, näeme, et 27% oli kasvu aastate vahel. Selline siis lihtne tabelikene on meil siin. Siin veel silma hakkab, et selles jällegi lahendatud see valemitega, et valemites on, kui ma võtan siin F2, ma näen, et valemites kasutatakse aastanumbrit. Tegelikult mul on siin väga lihtne muuta see aasta 26 peale ära ja ma saan sama aruande juba jooksva aasta kohta võrreldes eelmise aastaga, kui on vaja sellist teha. Nii et see on nagu plussiks siin. Ja mis ta veel oskab teha, et tulu näitab positiivsena, kulu negatiivsena, kui pearaamatukannet siis on vastupidi, et pearaamatukannetel on meil tulukanded, on kreetkanded ja nad on negatiivsete numbritena esitatud, et ta saab sellest kontekst aru ja muudab selle märgi ise ära, kui kuskil öelnud ei ole. Vaatame, kuidas ChatGPT seda tegi. ChatGPT sama tabel, sama alusandmed, sama prompt. Ja tema tulemus oli selline. No, näeb palju professionaalsem välja. Ja see, kuidas ta lahendas, oli niimoodi, et kõigepealt ta tegi meile siia kontode põhise väljavõtte, võttis kulud kokku 25-24 aasta kohta ja siis sellesse kasumiarvand tabelisse juba tegi summeerimised nende kontode pealt siis vastu summifidega. Üsna nutikalt ja mis ta veel mulle meeldib siin, et ta tõi välja ka, et oleks paremini silmale hoomatav, et negatiivsed numbrid on siis punasena ja positiivsed mustana ja selline hästi askeetlik värvivalik, et must ja valge ja siis punane ka, et väga ei ole nagu värvidega liialdanud siin. Ja viimane Cloudi tema tulemus, kus ta meil siin on see. Cloud andis meil sellise aruande. See on midagi vahepealsed, et on kenasti ka grupeeritud tulud, kulud kokku, kasum, vahetulemus ja lõpptulemus ka juurde. Aga siin näiteks vist aasta vale kasutamist ei ole, et aasta on sisse kirjutatud otse valemisse, et kui ma tahan ta järgmise aasta jaoks kasutada, siis ma pean need valemid üle käima, kas replace ima või siis AI laskuma vahetada aasta number ära, mis on kõige lihtsam siin juures. Aga väljanägemine on täiesti okei. Et vaatame nad veel kord üle, et see oli siis meil ChatGPT ja see oli meil siin Copiloti oma. Mis veel saab teha? No see on nüüd Excelis tehtud aruanne ja seda võib kasutada, jagada. Aga ma võtsin siis prooviks ka sellise prompti, mis ma siia juba kuskile kirja panin, et koosta juhtkonnale kasumiaruanne dashboardina HTML vormingus, et oleks interaktiivne, saab valida osakonda kui filtrit ja kui kasumiaruande peal valida mingi rida, siis kõrval näitaks selle rea 12 kuu dünaamikat. Ja kui ühtegi rida valitud ei ole, siis ta on vaikimisi valitud viimane rida ehk see aruande aasta kasumkahju. Ja eraldi too välja siis peamised finants KPI-d, allikaks oli see Exceli tabel, mida me siin kasutasime Cloudi puhul. Ja tulemus oli siis üks HTML-i fail, mis näeb välja selline. Ja minu meelest tuli täiesti okei välja. Jah, tõepoolest ta on interaktiivne, kui ma siin valin kuude kaupa see rea peal kulud on või tulud on olnud. On töökulud ja kui ma valin siit osakonna ülevalt, siis ma näen selle osakonna jaoks neid numbreid. Ja mis siin veel huvitavad on, see esimese jooksuga ta tegi selle valmis, aga eestikeelsena, siis ma lisasin talle juurde, et tee mulle ka ingliskeelne variant ja siis ta tegi siia nupukese, millega saab siis sama aruande ingliskeelseks lülitada. Kiiresti. Jah, selle aruande tegemine võttis ka mingi 50 minutit aega, et kui andmed on olemas, siis nende töötlemine ei võta aega. Mis tal veel välja tuli, et kui ma esimese vaate võtsin, siis tal oli müüdud kaupade kulu näitas nullina,
miskipärast ei saadnud siia õige numbri, lasin tal üle vaadata, leidis probleemi ja parandas ära ja siis sai selle numbriga see õigeks. Ja KP-d valis ise, et müügitulu, brutokasumi ja siis siia juurde marginaalid ja käive selle aastas. Mis ma veel avastan, mis on täiesti ei olnud kuskil kirjas, aga näiteks siin on graafiku peal, me näeme, et siin on punane roheline on selle või 25. aasta tulemused, sinisega on 24. aasta tulemused ja siis ta tegi juurde 26. aasta, ma ei tea, miks ta year to date, aga just sellepärast, et aasta ei ole veel läbi. Ja kui ma klikkan siia peale, siis ma saan selle osa graafikust välja lülitada või selle osa. Et selline filtri toiming on. Ja kõik selle tegi ta selle ühe keele valik pärast juurde, et ei ole vaja siin osata ei programmeerida ega veebiga midagi teha, et kõik ta ehitas ise valmis. Ja kasutasin ma selleks Cloudi desktop rakendust, siin on mitu režiimi, chat, GoWork ja Code ja kasutasin GoWork, ütlesin, mis kataloogis ma töötan, Webinar 2026 ja seal asub see Exceli fail, et siia ma selle prompti kirjutasin ja seal ta juba teab, kus teha ja mis töövahendid kasutada, et siis tulemus oleks HTML-i kujul välja toodud. Et sellised võimalused, et nägime sellest esimesest nagu Copiloti kasutusjuhtudest, oli siuke, ütleme ausalt, kohmakas, ei ole veel, ei saa veel hästi aru, ei ole, ta ei teinud ka ise väga suurt midagi, lasi ka klikkida ja endal teha neid asju. Aga kui me need andmed sealt välja saime Excelisse siis ja kasutada juba teisi AI agente või seda sama Copilot seal Exceli sees, siis hakkas juba päris hästi toimima, et sellest inimkeelsest küsimustest oskab väga hästi aru saada, mida tahetakse ja selle põhjal paneb kokku lõpuks tulemuseks päris kasutatavaid ja kenasi aruandeid ja dashboard'e, nagu me siin näeme. Ja me saame nendega alati edasi töötada, et kui meil siin vaja mingit täiendust teha, saame küsida seda, paluda tal lisada näiteks mingit detailidesse minek või lisaks osakonna dimensioonidele, mingid valdkonna dimensioonid või muid asju, et ainult ütle ja ta teeb nii kaua, kui andmeid on olemas selle jaoks. Vot selline näide, kuidas saad kasutada, et mina küll soovitan. Mida nendest valida on muidugi nüüd vastavalt olukorrale, et nagu ütlesin, Copiloti puhul on see hea, et ta tagab turvalisuse, paljude jaoks on see oluline, ilmselt enamikul on oluline, et andmeid ei läheks kuskile rändama. Aga kui me kasutame näiteks AI sees või Exceli sees olevaid AI agente, siis tegelikult seal ju ka andmed kuhugi ei lähe, ta tegeleb lihtsalt nende valemite kokkupanekuga ja tulemust me näeme Excelis, et seal see ka nii väga ei ole. Ei ole nagu kriitiline minu arust. Kuidas veel on võimalik ehitada lahendusi üles niimoodi, et me ei pea mingit käsitsi andmete eksporti tegema, me võime oma AI agendi otse siduda andmemudelitega, et kui meil on olemas andmekuubid või andmelaod, siis me saame selle AI-le teha otseühenduse sinna nende andmekogumite kohta ja teha päringuid juba otse algallikatest või niivõrd kuivõrd, sest algallikaks on millegi, ütleme, majandustarkvaras kogunud andmed, aga sinna me väga AI-d ligi ei taha lasta, aga andmeladu, mis on selle põhjal kokku pandud, kuhu on see ärikeel rohkem juurde toodud, siis nende pealt AI suudab päris hästi kokkuvõtet teha. Me oleme oma kliendi juures seda kasutanud ja rakendanud, kus AI agendid on töötajatele kätte antud, nad on seotud analüüsiteenuse kuubiga ja sealt pealt saab teha päris toredaid küsimusi andmete kohta, mis on juba väga, väga spetsiifilised ja ta oskab neid analüüsida ja oskab tulemusi välja tuua. Et näiteks mul oli üks olukord, kus oli vaja analüüsida, kui hästi on hoone renoveerimine mõjunud sellele kütte efektiivsusele, siis ta tegi väga põhjaliku analüüsi ja leidis, et see parandas 23% hoone kütte efektiivsust peale renoveerimise tulemusena, vähenes siis kulud. Et võrdles seda piirkonna teiste hoonete vastu, et nii sai võrdlusbaasi ja sealt pealt tuli siis tulemus. Et igal juhul julgustan kasutama ja ega siin pääsu ei ole, kui ükskõik kus rääkida, kõik juba kasutavad, see populaarsus on üsna suur ja see litsentsisumma, mis siia juurde tuleb kuluta, tasub ennast igal juhul ära. Usun, et AI on tulevikus möödapääsmatu tööriist kõigile meile.
Aitäh, Mihkel. Paar küsimust on ka. Esimene küsimus, et millise taseme tasulise subscriptioniga Claude ja ChatGPT-d kasutasid? ChatGPT on mul plusstase ehk siis see 20 €, mis ta on tänapäeval kuumaksega. Cloud on mõnevõrra kallim, aga ma usun, et ka Cloudis saab selle miinimumtasulise litsentsiga hakkama. Seal piiranguks ilmselt saavad mingil hetkel limiidid, sest me teame kõik, mis litsents meil on olemas etteantud limiidid palju. No Cloudi puhul ma tean, kuna ma kasutan kõige rohkem, et seal on 5 tunni limiit, et kui palju 5 tunni jooksul tohib päringuid esitada. Saad teksti vahetada, tokeniteks nimetab seda ühikut, millega ta mõõdab infovahetuse suurust. Et kui tokenite arv saab enne täis, siis ta pannakse ootele, et nüüd oota, kuni see 5 tunni tsükkel täis saab ja siis võib hakata ots peale. Pluss on veel nädalatsükkel, et ka nädala kasutusmaht on ette määratud, et kui see varem täis saab, siis tuleb oodata järgmise nädala algust. Isegi selle kallima litsentsi puhul võib see juhtuda. Minul ei ole juhtunud, aga see 5 tunni limiit on mul täis saanud küll mõnigi kord. Aitäh. Ja teine küsimus, et kas oled proovinud luua prompti, mis koostaks aruande klientidest, kelle ostumahud on aasta võrdes vähenenud, kasutades võrdluseks toote dimensioone, revenue stream? Ma usun, et ta saab hakkama. Kus ma seda päringut olen just teinud, kindlasti ei ole, aga kui see päring teab, kas see seal selles Exceli variandis ja kui need andmed on Excelis olemas, ma usun, et seal nad suudavad päris korralikult sellise analüüsi ära teha, kui ma annan tingimused ette. Et siin ei näe küll põhjust. Aga alati tuleb kontrollida üle, sest sellepärast ongi hea, kui mitu AI agenti on, et siis saab kui mõlemad annavad sama tulemise, siis kindel olla, et need on õige. Aga jällegi, et kuna nad näiteks Excelis kasutavad valemeid, siis nad ei mõtle neid numbreid välja, nad mõtlevad valemeid välja. Et kui nad muidu valemiga eksivad, siis on teine asi, aga üldiselt kui valem on õige, siis on ka tulemus seal taga õige. Aga võite katsetada. Exceli variant on kõigile käepäraselt. Jälle litsents peab olema Excelis, ka ChatGPT puhul peab olema see miinimum litsentsiga, free litsentsiga ta ei lase kasutada. Ja sellega ma arvan, et me tänaseks lõpetame. Pilti kasutage ja õppige kasutama, kasu tuleb sellest kõigile. Aga nägemist!